Homme on minu avastart. Ma tegelikult väga kardan seda. Olen neid kandnud täpselt 3 korda. Koostöös enda spordipsühholoogiga saime siis aru, et minu puhul töötab väga hästi meditatsioon. Nüüd on jäänud stardini umbes 20 minutit ja ma olen mega närvis. Tere tulemast tagasi minu kanalile! Pikka aega pole filminud midagi, aga täna on see päev. Homme on minu avastart. Ma tegelikult väga kardan seda. Ma nagu tõsiselt südamest kardan. Aga ma tean, et see on vajalik mulle ja sellepärast ma nimetangi seda avastardiks, sest et see on justkui peaproov kogu hooajale. Ja me pane endale mingi kõrged ootusi, pigem just see, et ma saaks kõik tehniliselt väga hästi tehtud. Täpselt päev enne võistlust ma siis kas ise või suurtematel tiitlivõistlustel koos Marisega istume maha ja paneme paika minu homse päevakava, mis kell kuhu peaksin liikuma, mis kell on mul vaja hakata soojendust tegema, millal ma arvestan sinna sisse ka vetsupausi, millal ma võiksin midagi süüa, igatahes kõik sellised peened asjad lähevad kirja, et homme peaks võimalikult vähe pead kasutama. Jõudsin nüüd kirja panna enda homse võistluskava, aga nüüd ma pean ka mõtlema, mis kell ma kindlasti sööksin, sest start on alles kell 2. 1, 12, 11. 11 on viimane aeg, kui ma võiks kindlasti midagi süüa. 10. Märkmikus ilusti kõik üles kirjutatud. Mul vaja sellest nüüd pilt teha ja saata Marisele. Kindel asi, mis peab alati olema võistluskotis kaasas, on naelikud, nii et mina isiklikult kasutan siis MaxFlysid. Sellest suvest on mul siis ostetud uued siuksed ilusad sinised. Olen neid kandnud täpselt 3 korda. Tean väga hästi. Kuna ma eelmine suvi liitusin tiimiga No Sockid, see tähendab seda, et ma ei kanna naelikuses sokki, siis selle jaoks, et vältida seda ebameeldivat lõhna, mis võib tekkida. Et mul endal oleks natuke parem seda naelikut jalga panna, siis ma ostsin endale beebipuudri. Väga hästi toimib. Ma isegi ei tea, kus see mul tuli, et ma võtan beebipuudrit kaasa. Ma lihtsalt ühe korra proovisin ja see oli nii hea häkk ja ma lihtsalt pidin hakkama kasutama. Teine must-have asi, mis mul peab kindlasti olema kaasas. Ma olen sellepärast isegi rahvusvahelistel võistlustel vaielnud, et kas ma ei või seda areenile kaasa võtta. Selleks on mõõdulint. Siia taha on ilusti märgitud sammud sentimeetrites, kui palju midagi peab panema. Mul on tegelikult ka nagu minu sammukohtadele on märgitud ka tugevamad mustad kriipsud. Ma olen seda ajas muutnud 2 korda hetkel. See võib igal võistlusel kaasas olema. Kui seda ei ole, siis on väga paha lugu. Alati mul esisahtlis, sest et selle võib olema mul kõige kiiremini ligipääs. Tossud. Ja kuna homme on vaja stardimaks maksta, siis natukene sularaha. Minu AirPodsid. Mulle meeldib väga võistlustel kuulata just nimelt rahulikumat muusikat võib-olla. Peamiselt meeldib mul isegi house muusikut kuulata. Kuulan hästi tihti ka tegelikult nöppi või reketit. Ma igaks juhuks võtan kaasa Energy Gelli. Ma kasutan neid väga harva, aga tavaliselt ma võtan need siis sisse, kui mul on väga halb enne võistlust või tunnen, et nagu üldse pole jõudu kuidagi. Ja võtan ka endal igaks juhuks kaasa seda bändikommi. Siin on küll vähe süsivesikut, aga seest mingi kamps. Kindlasti võtan alt kaasa ka banaani hommikul. Akupank, deodorant, joogipudel alati kaasa. Mummivõrral tuleb kindlasti kotti, minu esmaabikott. Alates paratsetamoolist kuni piimhappe bakterini välja. Isegi hambahari on siin sees igaks juhuks. Mis siis viimastel nädalatel toimunud on enne minu võistlushooaega? Peamiselt oleme hakanud panema rõhku siis ka stardile ja sellistele peenematele asjadele, et kui ettevalmistusperiood oli puhtalt ehitatud üles lõikude peale, ehk siis kus ma jooksin ikkagi 200-seid, 100-seid, võib-olla isegi 300-seid, tegin kelku, tegin üle markerite jookse, siis nüüd viimastel nädalatel oleme me hakanud tooma sisse ka erinevaid pakutrenne, et harjutada seda plahvatuslikku väljaminekut. Samamoodi oleme toonud sisse ka uuesti kuulijänni, et mida rohkem me jõuame võistlustele lähemale, seda rohkem me hakkame viima seda realistlikumaks ja mitte enam kasutama nii palju siis edasiviivaid ja imiteerivaid harjutusi, ehk siis viimased 2 nädalat kindlasti olen ma teinud väga palju pakutrenne. Käisin ühe korra isegi Tartus tegemas, kuidas masinat nimetada, igatahes see masin, millel on see niit.
ja siis saad selle raskuse panna igatahes. Sellega käisin tegemas Tartus näiteks trenni. Olin Hispaanias, siis kahjuks mul sellist luksuslikku võimalust ei olnud ja kasutasin täiesti tavalist kummilinti ja lasin enda õel siis kinni hoida ja ennast tagasi tõmmata. Lisaks olen trenni toonud sisse ka hästi palju plahvatuslikke harjutusi. Samamoodi on jõusaali kava läinud hästi plahvatuslikumaks, et võistlustel oleks seda kärmet minekut. Jõusaalis on sisse toodud hästi palju snatche, power clean'e, kiiret kontakti ja reaktsiooni aega vajavad harjutused. Need kõik kokku loovad siis hea kompoti, mis annavad hea aluse võistlusteks ja suurendavad tõenäosust teha võistlustel head tulemused. Saage tuttavaks minu ägeda rannakotiga, kus see siis on tegelikult kõik minu Nike Elite'i 2025 aasta võistlusriided. Võimalus olla täiesti klassikaline, minna lihtsalt topiga ja panna endale siis kas lühkad või trussikud. See tundub väga suvine. Teine võimalus on panna siis kajakatega või ma ei tea, kust nimetada trussikutega speedsuit. Sellega võistsin hästi palju see suvi. Ta kuidagi vist ei ole nagu sisetingimuste jaoks kuidagi aktsepteeritav minu jaoks. Selline speedsuit. Ma pole sellega kordagi võistelnud. See näeb väga-väga ilus välja. Ma arvan, et sellega me homme võistlemegi. See on väga mõnus, pikkade pükstega. Sama motiiviga nagu see teine, lihtsalt siin on siis pigemad liibukad. Ja siin on vihmariided. Neid ei lähe vaja homme. Ma lihtsalt pean mainima, et ma teen iga kord seda. Iga kord ma panen iga kord selga endale riided, vaatan, kuidas need istuvad ja siis valin outfiti. Iga kord võistlus. Isegi kui see outfit on kogu aeg sama. Iga kord ma pean üle vaatama. Ma tahan see aasta panna rohkem rõhku endale vaimsele tervisele. Ma teen täna õhtul läbi ka ühe meditatsiooni ja ka homme enne võistlustele minekut, kus ma siis teen siukest asja nagu kohalolupaus. Võtan endasse seda energiat, kuidas ma hetkel olen, kui hea ma hetkel olen ja et võistlus tuleb suurepärane. Koostöös enda spordipsühholoogiga saime siis aru, et minu puhul töötab väga hästi meditatsioon. Vaatame, kuidas see võistluste tulemust muudab. Võtan käega magama minna, sest homme on varajane äratus, kell 9, kell 10 peame juba sööma ja siis hakkabki kella aina rohkem tiksuma avastardi poole. Nii et näeme teiega homme. Tere hommikust! Kell on saanud 9.30 ja ma olen jõudnud hommikusöögiga valmis. Täna on hommikusöögiks 2 keedumuna, tomat, beebispinat, küüslauk ja 2 leiba. Ma võistlushommikutel ei söö väga midagi teistmoodi enda tavatoitumisest ehk ma ei tea, ma tavaliselt söön nii, nagu ma mõtlen või mida ma tahan täna hommikul, et ei ole midagi sellist, et võt see on minu must have enne võistlust toit. Ei, ma lihtsalt söön täiesti tavalist toitu. Et mul ei ole siin nagu seda mingite peensusteni välja mõeldud. Võib-olla vahepeal ma olen söönud enne võistlust kommi, et saada väikene selline energialaks, kui vaja on. Aga seda juhtub väga-väga harva tavaliselt. Enne võistlus mulle tavaliselt meeldib mediteerida. Mul on 2 helifaili tavaliselt, mida ma kuulan. Üks on koostöös minu spordipsühholoogiga tehtud enesesõbralikkusharjutus ja teine, mida ma kuulan, on vaikuse minutitest kohalolupaus. Et need on sellised 2 tükki, mida ma enne võistlust tavaliselt kuulen. Ja need kuidagi aitavad nagu sisse elada sellesse võistlusesse rohkem juba ja toovad meid rohkem ärkvele, teadlikuks sellest võistlusest, panevad mentaalselt valmis juba selleks, et ei ole see, et ma lähen kohale ja siis alles aga mõtlema, et okei, see on võistlus, vaid ma olen juba kodus olnud natukene selles vaibis, et kohe peab varsti jooksma. Aga mulle meeldib tavaliselt kuulata kõrvaklapid peas alati, sest siis ma tunnen, et see on kuidagi minu ruum. Et ma ei jaga seda ruumi kellegagi, kui ma tavaliselt mediteerin. Et jah.
nüüd aga kõige raskem osa alati meigista, see on juuste tegemine. Mul oli kunagi signature hairstyle oli siukene high pony. Aga ma kaotsin ära selle nüüd, sest et see ei ole vist väga hea. Kui mul on täna nii palju aega, siis ma saan katsetada erinevad stiile veel. Yes. Kell on saanud 11. Ma tegin uue slickbacki, sest mind ikkagi häirima see ja no ma ei tea, üks pump siin on võib-olla, aga muidu on väga-väga flawless. Ma olen omadega jõudnud nüüd Tallinna kergejõustikuhalli. Natuke hakkab juba närv peale tulema, nii et siuke elamus kõik tundub hakkab tulema. Aga nüüd lähme vahetame riided ära ja siis lähme otsime mõnus nurga, kus hakata soojendust tegema. Suurem osa soojendust on tehtud. Nüüd on jäänud stardini umbes 20 minutit ja ma olen mega närvis. Tiivad need emotsioonid. Eeljooks on nüüd tehtud. Jooksin eeljooksus aja 7.55, mis on täitsa okei arvestades, kuidas ma trenni tegin viimastel nädalatel Hispaanias ja mis varustusega. Nüüd on väikene banaani break ja just kirjutasin endale rääkmikus üles ka, mis kell ma peaksin hakkama järgmist soojendust tegema. Jooks ise oli päris okei, ütleks. Kui ma proovisin pakke enne jooksu, siis oli väga hea ja aktiivne minek, aga kuidagi jooksu ajal kadus see ära. Võib-olla esimese stardinärv ka võib-olla selline, mis võttis võimust minu sees, aga kokkuvõttes tegelikult väga hea avastart ja nüüd on veel ainult finaal jäänud. Nii et cheers! Ülikooli Akadeemiline spordiliiga 9, 5 Karminas treenereti, 8-11, 6 on Sein. Start oli ikka aeglane, aga lõpp oli juba palju parem ja palju kiiremini edasi. Spordiliit Kalev tegevjuht Aleksander Tammelt autasustab parimaid U20 vanuserühma neide 60 meetri jooksul. Aleksander Tšinkini auhinnavõistluste võitja ajaga 7,56 sekundit, raekergejõustiku esindaja Miia Kott. Ja läbi. Võistlused on nüüd läbi saanud ja väga hea tunne, peaks mainima. Ma tõesti oodanud, et nii edukas võistlus võib-olla tuleb ja tegelikult tehniliselt oli ka väga-väga hea võistlus. Starduses saame natukene veel nokkida. Tere vlog! Teeme siis unboxingu, mida ma sain võistlustel. Kuna sellel võistlusel otseselt auhinnaraha ei olnud, siis sai seest nänni. Kõik nänn oli pandud siia sellisesse kotikesse. Seest on see selle termokilega. Ma arvan, et see on ka külma koti eest, mis on päris hea. Ma arvan, ma hakkan seda täitsa selles mõttes kaasas kandma endaga võistlustel suvel võib-olla. Et panna mingid joogid-söögid siia sisse, et oleks rohkem fuelingut. Sain endale 2 mingid küpsise batooni, aga need ma sain ära juba, mul oli kõht nüüd siin. Kätšeseid, sellised puuviljakommid. Üks minu lemmikbränd, Põrsa omad on väga-väga head. Siis sain endale teipi, kinkakaardi. Ma arvan, ma ei kasuta seda, ma vaatan küll, mis selle kodulehel pakutakse. Aga kui see on ainult need tooted, siis kahjuks ei ole see minu jaoks see pood. Siis minu jaoks kõige parem asi, hambapasta. Siis ma sain Medpointi, väikese koti kumme, 5 erinevat kummi. Fun fact, ma just ostsin endale Hispaaniast 8 eurist kummid. Nagu ikka, väikene medalike. Siis sain veel Oshid, arbuusi maitselist. Ütleme nii, et ma mäletan, et see maitse oli palju halvem. See oli isegi väga okei. Ja viimase asjana sain ka bluusi endale. Jällegi, mina seda kanda ei saa. Mina olen ikkagi Nike-sportlane, nii et arvatavasti läheb see minu toredatele pereliikmetele kasutusse. Ma veel siin natukene maiustan, sest ma pole ammu kommi söönud. Ja tuli väga suur kommisu, sest et arvatavasti nüüd väga suur pingelangus tekkis. Aga võt nii, igatahes. Head õhtut ja 6. detsember.
Võib-olla mõtlete, et vlogi sisu sai ju tegelikult otsa, et võistlus on läbi. Aga tegelikult tahtsin jagada, kui raske on võistlusest välja tulla, et pühapäev siis ma ei võtnud üldse telefoni endale kätte põhimõtteliselt. Ma olin emotsionaalselt väga läbi. Ma sõna otseses mõtlesin 3 tundi Netflixi. Ja siis ma käisin saunas, sest lihased olid ikkagi natuke kanged. Siis eile ehk esmaspäeval ma tegin trennis sihukest kergemat soendust, ehk siis tegelikult ma teingi väga midagi erilist, ma läksin trenni, tegin mobility't, jooksin, siis tegime grupiga ühe sihukese kergema jooksukese ja tegin natukene topispalljüket ja sellega oligi minu trenn läbi, sest ma ikkagi olin natuke väsinud ja samas me ei tahtnud kohe panna ka väga suurt tampi mulle peale. Kuid samas tänane trenn on juba selle eesmärgiga, et saaks natukene kiiremini joosta, ehk täna on plaanis ikkagi mingi sihuke aktiivsem treening, aga ikkagi selline väsimus on sees. Seda ei saa nagu ära võtta. Võistlustest on möödas juba pea 3-4 päeva. Ja tegelikult keha on ikka veel selline, et nagu ma oleks just jooksnud. Võt nii. Et ei ole see, et jooksed ära järgmine päev on nagu mingi davai, lähme järgmisele võistlusele. Natuke on kehal vaja juba aega.